laia profiiliga kogudus on seal ja siis otseprofiiliga on siin. Kunagi oli ju, kui mäletate, nõukogude ajal olid need reklaamid, kus oli kutsekoolide reklaamid ja siis oli see, et said õppida lehmaprofiiliga lüpsjaks. Või oli see laia profiiliga lüpsjaks? Lüpsja keevitaja. Jah, lüpsja keevitaja. Jumal on hea. Ma ei tea, millal sa viimati nägid, puutusid kokku inimesega, kes elab tõeliselt seda, mida ta usub. Päriselt, täiesti. See, mida ta räägib, ta elab seda, et ta usub seda, et see on tema tõsine kirg. Mina aeg-ajalt näen seda, selliseid inimesi või mõnikord ma väga tahaks, et ma näeks peeglis seda inimest. Ja mõnikord olen ka peeglis seda näinud. Käisin Leedus. Et ei ole siis tavaliselt see reisisihtkoht, kuhu mõtled, et et on vabad päevad, kuhu läheks Leetu. Ja mul ei olnud vabad päevad ja see oli minu tööga seotud, koolitööga. Olin õpetajana saatmas ühte väikest õpilaste gruppi. Ja nagu ikka need projektid on sellised teemad, millest täpselt aru ei saa, mingi öko ja mingi asi. Aga meid viidi siis ühes väikses Leedu linna lähedal üks väike maakoht, kus on üks perefirma, kes on 11 aastat tegelenud sellega, et nad korjavad või ostavad kokku siis Leedust köögivilju, marju, kuivatavad need ära, teevad sellest pulbri ja seda pulbrit nad müüvad. Ja selle firma taga on üks mees, kes on õppinud inseneriks, siis töötanud sellise toidu järelevalve ametnikuna, käinud siis toidutööstusettevõtetes ja ütles peale seda, kui ma hakkasin käima toidutööstusettevõtetes, siis see, mida ma sain teades, kuidas toit valmib, mida me sööme, poest ostame, siis et see minu ostunimekiri läks väga lühikeseks. Kuna ma teadsin, kuidas need suurem osa toiduaineid valmistatakse, piisas sellest, kui ma keerasin pakendi teisele poolele, lugesin, mis seal kirjas on, ma saan aru, et seda jama ma iseendale ja oma perele sisse sööta ei taha. Ja sa otsustaski sukeldus sellesse maailma. Ja miks ma seda räägin, oli see, et ta siis rääkis sellest ja selles oli ikka tohutu kirg. Et ma olen leidnud midagi ülesse, millel on, ta on üks ratsionaalse või loodusteadusliku mõtlemise, inseneri mõtlemisega. Kõik asjad peavad olema teaduslikult põhjendatud, kuidas millise temperatuuriga tuleb neid marju ja kuivatada, et need ained kõik jääksid sisse, need on väga kõrge kvaliteetsed ja müüvad oma toodangut Leedus kuni Jaapanini. Tõin koju ka need pulbrid ja väga tore on. Igasuguseid põnevaid pulbreid tõin koju Leedumaad. Kui oleks käinud Kolumbias ja tulnud pulbritega koju, oleks võib-olla teistsugused jutud. Aga see oli kuidagi väga põnev. Sa näed, et inimene, kui ta usub millessegi ja mis on tema jaoks tõelisus ja reaalsus, siis see, kuidas see teda haarab. Ja ta on valmis sellest rääkima. Ta ütlesid, et see olid lapsed, seal olid alates 6. kuni 8. klassini ja oli selge, et neil umbes 7. sõna juures hakkas juba igav, sellepärast, et see toidutehnoloogia, mis on. Aga me saime kõike proovida, maista ja siis oli juba tore ka. Aga ta ütlesid, et see on nii väike osa, millest ma sain ainult rääkida. Et ma võiksin veel rääkida. Ta ütles, kas teil on küsimusi? Ma tahan teie küsimustele vastata, sest ta oli nii põnev sellest. Ja vaadake, kui Jumal on mu kätte saanud ja kui mu elu on Jumala poolt pööratud, siis kas see ei ole palju kordi võimsam lugu kui see, kuidas teha mustikast pulbrit. Mis ometi on väga äge lugu juba. Tegelikult, kui sa selle sisse lähed, see on väga põnev lugu. Ja kuidas sa saad selle pulbri ja tooraine, see on maitse ja mõnus. Kuivõrd suurem lugu on see, et kui Jumal on mind kätte saanud, kui Jumal on mu elus teinud sellise pööragu ja see on minu jaoks reaalsus. See ei ole lihtsalt lugu, mida ma kordan ja kaasa räägin, sest niimoodi peab koguduses rääkima. Peetruse esimesest kirjast loengi esimene kirja teises peatükis esimesed 10 salmi. Esimene Peetruse kiri, teine peatükk
ja salmid 1-10. Loen siis ette teile eesti keeles. Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Nagu asjasündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Kui te olete tunda saanud, et issand on helde, tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline. Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Seepärast seisabki pühakirjas. Ennäe, ma panen Siionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au uskmatu üle, aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduse kaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnal allumatud ja selleks nad ongi määratud. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omad rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusesse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Aamen, see on Jumala sõna. See, millest Peetrus räägib siin, ta räägib ka mingis mõttes, mis iseloomustab kristliku või kristlase usku. Ja kristlane ei ole siis lihtsalt see silt, mis me paneme rinda, et on erinevad nähtamatud või läbipaistvad vedelikud ja siis sa paned endale sinna sobiva sildi peale. Kristlane, budist, spiritualist, ateist, moslem ja nii edasi. Vaid kristlane olla, see tähendab elada elavat usuelu. Ja mida Peetrus toob välja oma selles lõigus, et mis siis iseloomustab sinu ja minu kui kristlase usuelu või mis peaks iseloomustama. Selleks on kasv, selleks on teod, mitte need viiname omad, aga siis tegutsemised, meeleparandus ja kutsumus. Kui Peetrus alustab seda lõiku, siis ta alustab fraasiga pange maha. Pange maha. Kreeka keeles apotiteemi, kui sa tahad omale põnevat kirjasärgi peale. Apotiteemi, näiteks kevadel on see sobilik asi. Pane maha, kurgiseeme. Aga see, millest Peetrus räägib, et see fraas on midagi sellist, mis umbes tähendab, et riieta ennast sellest lahti. Võta see seljast ära. Pane maha, heida kõrvale. Ja see, mida Paulus või Peetrus ütleb, et kristlase usutee, sellised kilomeetripostid, vanasti olid miilikivid, meil on kilomeetripostid tänapäeval, on need olukorrad, kus toimub meeleparandus. Sest meeleparandus on see koht, kus sa tegelikult hakkad kasvama Jumalasse. Mõnikord meile tundub, et need kilomeetripostiks on need, kui mingid sellised erilised asjad juhtunud mu elus ja mis on ka oluline, kuid tavaliselt millegi pärast on niimoodi, et sellised erilised asjad, nähtavad asjad ei kasvata meid sügavuti või ei pruugi meid sügavuti kasvatada. Aga meeleparandus on see koht, kus ma pean päriselt Jumala poole pöörduma, kus ma pean päriselt tunnistama, et ma olen puusse pannud. Seda, mida me siin laulsime ka just. Et ma olen tegelikult märgist mööda lasknud. Et ma olen tegelikult teinust iseendast Jumala. Et ma olen teinust iseendast mõõdupuu, mis on hea ja vale, õige ja kuri ja sellistes kategooriates. Justub see, et kõigepealt ma saan aru, et ma olen ekslik. Ja mõnikord kristlastena võib tunduda see, et ma äkki enam ei ole ekslik. Õigemini, me teame, et me oleme ekslikud, aga
kuna meil on olemas taga ka see jokkerkaart tagataskus, milleks on Jumala arm, siis ma ütlen, et see minu jama pole mingi jama, sest mul on ikkagi Jumala arm. Kui keegi teine selle sama jamaga tegeleb, see on tema jaoks tõsine probleem. Aga minu jaoks see on siuke, noh, ma panen selle kaardi tasku, võtan välja siis, kui ma tahan. Aga meeleparandus on see, kus ma tunnistan. Ma saan aru, et midagi on valesti, et ma tunnistan seda. Ma tunnistan kõigepealt iseendale, ma tunnistan seda Jumalale ja Piibel on andnud meile veel ühe viisi tunnistada seda kellelegi teisele. Ma ei tea, millal sa viimati oled kellelegi tunnistanud. Et see on asi, millega mul on võitlus, tõsine võitlus. See on minu, ma ei tea, see võib olla iseloomujoon, see võib olla mingi pahe, see võib olla mingi asi, et ma ütlen. Ja Uues Testamendis öeldakse, et tunnistage üksteisele oma patud, siis kurat põgeneb teie juurest. Ära relvad süüdistajad. Ja meeleparandus ei ole siis see, et ma lihtsalt tunnistan ja et siis ma lepin sellega. Mis mõnikord on sellises nõustatud psühholoogias on, et sind õpitakse leppima sellega, kes sa oled ja milline sa oled. Mingid asjadega peame leppima. Minevikku me ei saa muuta. Ma pean mõnikord leppima, et mu minevik on olnud selline. Isegi kui see minevik mulle ei meeldi. See minevik on olnud selline. Kuid ma ei pea leppima sellega, mis mind lahutab Jumalast. Meeleparandus tähendab ka see, et ma jätan maha selle. See, kui Paulus ütleb, et pange maha, siin tuleb ka loetelu, siis see tegelikult tähendab seda, et see on võimekus, meil on võime antud ka nendest asjadest eemal astuda. See on just ujuma minemine. Kui sa ujuma lähed kuskil järve või jõe kaldal, siis reeglina sa võtad oma need peamised riided ära, oled riietunud ujumisriietesse ja siis sa lähed vette. Sa jätad need riided sinna kaldale maha. Sa ei võta neid endaga vette kaasa. See on üks väike poiss on õpetatud teistmoodi ujuma. et ma jätan need kaldale maha, sest ma ei saa minna vette oma väliste riietega, kui ma tahan ujuda. Seda saab tehniliselt, aga ei ole mugav, ei ole meeldiv, võib osutuda koormaks. Ja Pauluse mõte on ka see, et sa jätad maha ja sa enam ei lähe tagasi ja ei riietu nendega, vaid see on umbes see, et sa ujud üle jõe ja sa paned teised riided selga, uued riided selga, puhtad riided selga. Mis tähendab, et selle taga on sinu otsus, sinu tegutsemine. Ja see on uue kvaliteedi omaks võtmine. Meeleparandus on tohutult võimas asi. Meeleparandus kuulub kristlase elu juurde. Ja meeleparandusega on see häda, et see on sinu ja Jumala vaheline asi eelkõige. Ja võib-olla veel ühe inimese vaheline, keda sa väga usaldad. Meeleparandusasjad ei ole väga lihtsad asjad, millest me hea meelega räägime. Meil on hea meel rääkida sellest, kui Jumal vastas mu palvetele, on niimoodi. Mul polnud raha, oli kitsas olukord, kuu lõpp ja palvetasin ja näed, kuidagi mingil, mis iganes moel tuli tööpakkumine, ma ei tea, keegi tõi midagi ukse taha, keegi andis raha, läks hästi. Aga öelda seda, et kuulge inimesed, olen teile 5 aastat valetanud enda kohta midagi. Millegi kohta valetanud, mul praegu ei ole meelde, aga lihtsalt see, saate aru, et see on, aga nendel kahel lool on 2 täiesti erinevat kaalu. 2 täiesti erinevat asja. Üks on asi, mida ma ütlen, et väga taha, aga ikkagi tahaks ka, et kuu lõpus raha tuleks niimoodi, kui on otsas. Ja kui raske on see, et öelda seda, et ma olen tegelikult teinud midagi, mida ma ei oleks pidanud tegema. Ma vajan meeleparandust. Ja see on pidev protsess. Meeleparandusega on see tore asi, et kunagi ei saa keegi meelt üleli ära parandatud. Et ühe korra olen parandanud meelt ja siis rohkem ma seda enam ei vaja. Võib olla küll see, et ma olen meelt parandanud mingist asjast ja see ei ole enam minu jaoks nii suur probleem. Või on see, et
ma tegelen sellega uuesti ja uuesti, aga ma tean, et see on minu võitlus. Aga et ma tegelen sellega, et ma olen selles meeleparanduse teekonnas. See on siis see sügavuti minek. See on see, kus ma pean tegelema sellega, mis on tegelikult minu elus olemas. Mitte lihtsalt see, mida ma tahaksin, et mu elus oleks olemas. Pinge, milles ma leian, üks on see, et kas ma otsustan ja teen midagi, et ma otsustan meelt parandada ja siis ma astun ka eemale sellest, nagu Peetrus ütleb, riietage lahti, heitke maha, pange maha ja astuge eemale. Või siis teine viis on see, kus ma mõtlen, et ma unistan, et mu elu võiks olla selline, ma unistan, et mu vaimulik elu võiks olla selline ja siis ma loodan, et äkki asjad lähevad paika. Ma ei tea, kas sinu usuelus on seda olnud. Minu usuelus on seda päris palju olnud. Ma olen käinud, kui kuulnud kellegi ägedat lugu, ma olen käinud mingisugusel põneval konverentsil või kuskil teises koguduses, keegi räägib mingit oma tunnistuslugu, ma ütlen, ma unistan, mul võiks ka niimoodi olla. Mul võiks ka niimoodi olla ja siis ma olen arvanud, et kui ma piisavalt kaua unistan niimoodi, et siis mul hakkavad ka asjad niimoodi minema. Ja no ei hakka. Ikka on nagu selline keeruline. Ei lahene olukorrad. Ja sellest hetkest, kui ma olen otsustanud, et see on asi, mida ma hakkan tegema või see on asi, mida ma enam ei tee, ja siis ma olen ka tegutsema hakanud, siis olen näinud, et siis see meeleparandus hakkab tegelikult toimuma. Ja Peetrus toob sellise huvitava loetelu. Ta ütleb, et mis siis on need asjad, mis tuleb radikaalselt maha jätta. Mis on need radikaalselt, mille maha jätmine toob kaasa ka sellise vaimuliku kasvamise. Siin ta ütleb, et on kurjus. Jätke maha kogu kurjus, mitte mõni väike osa kurjusest, vaid kogu kurjus. Ja siin mõeldakse all eelkõige seda, et sellist soovi põhjustada kellelegi valu ja kannatusi. Nii füüsilist kui emotsionaalselt. Ma tahan seda. Ma tahan, et ta kannataks. Ma tahan, et ta vingeldaks. Ma tahan, et ta tunneks seda valu, mida mina olen tundnud. Et lõpuks ometi ta tunneks seda. Ja see võib isegi, võib-olla see on sul uudis, aga võib-olla ei ole, et üsna sageli see tunne võib olla seotud inimestega, kes võivad olla meile väga lähedased. Näiteks õed või vennad võivad olla. Et mind, seda ma olen päris palju kuulnud, siin öeldes, et mina lapsena, väike olin, et sain ikka, mind karistati ja sain vitsa. Aga minu nooremad õed vennad, neid üldse ei karistatud. Ja vot nüüd, või see võib olla, mõnikord võib olla see abikaasa, mõnikord võib olla see hea sõber. Muidugi mõnikord võib olla see keegi teine, keegi kaugelt, aga sa mõtled, et ta võiks saada karistatud selle eest, mida ta on teinud, kui minu suhtes ebaõiglane olnud. Aga Peetrus ütleb, et kõik see tuleb maha panna. Kristlasena. Sa pead usaldama, et kohtumõistmine on Jumala käes. Sina ei ole kohtumõistja. Sina ei ole see ka karmapolitsei, kes peab vaatama, et see halb tegu saab karistatud. Lihtne teha. Mõnikord väikestes asjades ja sama Leedu reisilt tulin tagasi ja veel sõitsime sellest väiksest linnast ühte teise, natuke suuremasse linna, mille nimi on Panevežis. Ja seal pidin bussi ootama, millega sõita Pärnusse ja seal oli kohvik, bussipeatuses kohvik, aga kõhud olid natuke tühjad, me olime Hesburgerist võtnud mingi kiire eine, et saab ruttu sööl. Istusin sinna õues, päike paistis eile, tore ilm, soe, üleile. Võtsin selle Hesburgeri eine, istusin sinna õues bussijaama kohviku toolile. Ja siis tuli see töötaja, ütles, et vabandust, siin oma toitu süüa ei tohi. Ja kui ma küsin, aga kui ma teilt kohvi ostan, kas ma siis tohin? Ütles, et ei, oma toitu süüa ei tohi. Ja mul kohe kihvatas sees. Kõik, aga teine õpetaja oli kaasas, tema oli veelgi ikkagi tasakaalukam, ütles, et lähme siis istume sinna mujale, istusin mujale. Ja endas nagu mõtlesin, et oota, mis nüüd käis läbi, et tegelikult see töötaja on tema töö, ta peabki ütlema, et see ei ole koht, kus lihtsalt hängitakse. Ja ma pidin, mul esimene niuke tunne oli nagu, et talle kuidagi sõnadega nüüd panna ka tema paika. Kuigi ma saan aru, et tema ei tulnud mind paika panema. Aga see esimene reaktsioon oli. Ma hiljem läksin, ostsin ka kohvi tema käest. Kalli kohvi, 3.50 maksis. Aga oli okei, oli hea kohvi ka.
et ma mõtlesin, et ma olen siis natuke parem versioon sellest, iseendast õigemini siis. Parem kui tema. Ma seda ei tea, kas ma olin parem kui tema. Küsimata. Jaa. Aga saate aru, et see kurjus on see, et see soov panna kedagi kannatama. Teha haiget. See võib olla füüsiline, see võib olla emotsionaalne, see võib olla ka vaimulikult paika panna. Siis teine asi, mida Peetrus ütleb, et tuleb maha panna kogu kavalus. Ja siin mitte kavalus selles mõttes, et sa oled nutikas, aga see on selline isekas kavalus, mis kasutab pettust enda soovide täitmiseks. Väga erinevad viisi, ütleme, et selle võib-olla see on nagu oskus manipuleerida ja manipuleerida niimoodi, et see oleks mulle alati kasulik. Et ma teise inimese vajaduse või kui ma näen, et mul on võimalik alt midagi saada, siis ma teen kõik, et sealt saada see iga hinna eest kätte. Sellega siis moonutada tõde, mõjutada, asjad peitu, praegult on vist kinnisvaraäris on see varjatud puuduste teema on selline asi, kuidas on, me teame, et see kuulus Eesti koomik, kes suutis oma maja maha müüa nii, et ta maksab sellele peale praegu, et on varjatud puudused ja kui mul on varjatud puudused, ma tean, et need varjatud puudused on, ma tean näo, et seda ei ole, justkui jätame kinnisvara kõrvale, näitan, et ma tean, et asi teet ei ole vasta tõele, aga ma kavaldan, et see asi oleks minu poole, siis Peetrus ütleb kristlasena, see asi tuleks maha jätta. Kui see on sinu käitumine, kui see on sinu viis elus läbi lüüa. Silmakirjatsemine, see on siis kahepalgelisus. Et ma räägin ühte, mul on suured ideed, mul on õilsad mõtted ja ma ise elan täiesti vastupidi. Teistmoodi. Või kui ma teistele ütlen, et te peate niimoodi elama, aga ise seda ei tee. Mina olen olnud väga silmakirjalik inimene. Ma ei hakka oma silmakirjalikkuse näiteid teile tooma, et võib-olla keegi ütleb, et ma olen veelgi silmakirjalikum. Ühesõnaga, kui me oleme silmakirjalikud, siis sellest tuleb meelt parandada. On see mõte, mitte et see ei ole asi, mille uhkust tunda. Kadetsemine. Ja see on see, siin mõtleb Peetrus just seda tunne, et teiste eludes õnnestumised, head asjad juhtuvad minu arvelt. Mind on millestki ilma jätud. Et kui ma näen, et kellelgi midagi saab ja minul seda ei ole, isegi kui mul ei ole mitte midagi pistmist sellega, et tema seda saanud, on mul see tunne, aga miks mina ei saanud? Mind on ilma jätud. See võib olla ükstapuha, mis asi, see võib olla mingid materiaalsed asjad, see võib olla suhted, et miks teistel on head suhted, minul suhted ei õnnestu, miks keegi on nii andekas, oskab kitarri mängida, mina ei oska mängida või laulda. Täna oli küll natukene, ma ei olnud kade Helena peale, mul lihtsalt oli väga hea oli kuulda. Et ongi nii hea inimene, oskab nii hästi laulda. Aga võiks olla ka selline, et istud ja mõtled, et nõme, et Helen on nõme, sest tema laulab nii hästi ja mina ei laula nii hästi. Et võt, see on seda sorti kadetsemine. Mõni mõtleb ka nii või? Muidugi, paljud mõtlevad. Ma arvan, meie seas on terve hulk inimesed, kes mõtlevad, me ei mõtle laulmise mõttes, aga mingite muude asjade suhtes, et me näeme, hea abimees testimiseks. Kui tahad testi teha, võta lahti oma Instagram, hakka vaatama inimeste storisid. Ja kui sul tekib see tunne, miks mind ei ole kutsutud, miks mind ei ole kaasatud, miks mul ei ole niisuguseid võimalusi, see on sinu probleem, tegele sellega, päriselt. See on väga tõsine probleem, sest kui sa käid terve elu niimoodi, et mulle ollakse võlgu. See on tõsine probleem, kui te vaatate kadunud poja lugu, siis see vanema poja probleem oligi see, et tal oli tunne, et talle ollakse võlgu. Isa on talle võlgu, tema noorem vend on talle võlgu, tema on rabelenud, tema on töökas olnud ja temale pidu ei tehta. Noorem vend tuleb tagasi, igavene lurjus, raha on läbi löönud, isa korraldab talle peo. Tal läheb nagu kergelt, tuleb elus asjad, mul ei tule kergelt. Teadmata tegelikult, mis jamast see noorem vend oli läbi läinud.
keelepeks. Keelepeks on laimamine, kellestki halva rääkimine ja mõnikord meil kristlastel tekib see, et kas ma tohin üldse kellestki rääkida, keda siin ruumis ei ole. Tohid küll, väga okei on rääkida kellestki, aga sa ei tohi tegeleda laimamisega. Sa ei tohi tegeleda sellega, et ma räägin kellegist ainult tema halbu omadusi. Ütled, ongi selline. Mõnikord, ja ka sellega ma olen kokku puutunud, mõnikord on see, et sa võid puutuda mõne oma mitte-kristlase sõbraga kokku, kes on võib-olla kokku puutunud mõne su koguduse kaaslasega, kes on võib-olla mingis olukorras käitunud imelikult või ebaadekvaatselt või veidralt. Ja siis sa mõtled, aga see on ju tõsi tõepoolest, et see inimene mõnikord käitubki niimoodi. Kas ma pean sellega kaasa minema? Ja ma arvan, et see on koht, kus su ette on pandud üks test. Ja üsna sageli me võime selles testis läbi kukkuda, sest me läheme kaasa leppima, et ongi selline. Aga see, mida Peetrus ütleb, et see koht on see, kus sa saad öelda, okei, sa nägid ta sellest küljest, aga tegelikult on ta päris okei jutlustaja. Näiteks. Sa räägid mulle endast. Üks anonüümseks soovida jäänud noormees, millest ma räägin. Ma tõin näiteks lihtsalt, te saaksite aru. Kõige lihtsam, kui ma toon selle näiteks iseenda. Aga see on see koht, kus pannakse proovile, sest me mõnikord, meil on lihtne kaasa minna sellega, aga Peetrus ütleb, see tuleb maha jätta. Vaadake, need kõik asjad on asjad, mille kohta Peetrus ütleb, need tuleb maha jätta. Ja ta tegelikult, kui me vaatame seda kirja kohta edasi, see kõik on nagu eelkõige selles mõttes, et kui inimene hakkab oma usuteed käima, siis tegelikult see on üks asi, mida tuleb õpetada ja õppida, et on mingid fundamentaalsed väärtused, mida ma teen ja on mingid asjad, mida ma enam ei tee, mida ma jätan maha, mille ma panen maha, et kui ma elan kristlasena, siis ma olengi uus loodud. Edasi Peetrus räägib sellest, et jätke kõik asjad maha, nagu äsja sündinud lapsed igatsevad vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Ja siin see väljend, mida ta kasutab, see vaimulik selge piim, on eesti keelde tõlgitud, et huvitav asi, vaimulik selge piim. Siis tegelikult see kreekakeelne väljend, mis seal on ratsionaalne ja rikastamata piim. Nüüd, mida see tähendab? See tähendab see, et piim, millel ei ole mitte midagi juurde lisatud. Saab seda teha rohkeks, kes on nõukogude ajal käinud koolisööklates söömas, siis me teame, et kui piim oli vähe, seda oli palju vaja, siis pandi vett juurde. Tuli siuke lahja piimalaadne toode, värv oli piim, maitse oli midagi muud. Või et mis mõningates maavades juhtud, et tundub, et piim võiks olla palju magusam, pannakse suhkurt juurde. See piim, mida meie Eestis oleme harjunud, et suhkurt ei panda, siis näiteks on palju riike, kus sa oled poodi ja sa maitsed piim on toodud magus, siin on lisatud suhkurt. Ja see mõte on siis see, et selline puhas nagu toorpiim, kus on olemas kõik vajalik kasvuks ja arenguks. Ja Peetrus käsitlebki siin seda, et mis see siis see ratsionaalne ja rikastamata piim on, see tähistabki siis sellist puhast ja selget õpetust Kristusest ja evangeeliumist. Igatseda sellist selget, puhast, arusaadavat, ühelt poolt justkui väga lihtsat, aga midagi nii fundamentaalselt olulist, et kui sa selle kätte saad, siis sa saad omale sellise väga tugeva, korraliku aluse. Mõnikord on meil ka kristlastena võib tekkida see kiusatus, et me hakkame kuskilt mujalt hästi kõrgelt ehitama seda maja, aga see fundament jääb tegelikult ladumata. Ja see võrdlus, mida Peetrus siis kasutab, see tuleneb sellest, et judaismis, juutidel, juudi õpetajad, rabid, kirjatundjad, nad võrdlesidki Toora õppimist kui ta võrreldi siis nii, kuidas titt imeb ema rinda. Sellise ahnusega, aplusega ja rahuloluga. Ja samamoodi tuleb uurida Toorat. Võtta omaks Jumala käsud. Et sa sellise kirega,
sellise kõige olulisem asi, väike beebi, me teame, et kui on see kõht ikka tühi, siis röögib ennast siniseks, siis ta saab selle koha kätte. No see on ikka täiesti, muu maailm kaob sealt kõrvalt ära. Et samamoodi peaks inimene õppima toorat, oli siis rabide käsitlus. Ja nüüd Peetrus, olles juut, rääkides juutidele, juudi keskkonnas, ta võtab selle sama pildi ja ütleb, et samamoodi me peaksime igatsema seda vaimulikku täispiima, aga selleks täispiimaks ei ole lihtsalt toora käskude meeldejätmine, aga selleks on Kristus ja selleks on evangeelium, sest selles toimub meie vaimulik kasvamine. Ja sellises protsessis me oleme kogu aeg, pidevalt. Ja kõige parem koht, kus vaimulikult kasvada, nagu ma ütlesin, on meeleparanduskoht. Kui sa tunned, et su vaimulik kasv on pidama jäänud, siis ma arvan, et sul on aeg meelt parandada. Ja sa näed, et sa õpid midagi täiesti uut tundma Jumala kohta, iseenda kohta. Ja õppimine on siis selline tegevus, millesse on haaratud meie emotsioonid, meie keha, meie kogemused, intuitsioon, aga ka meie mõistus. See kõik käib selle õppimise juurde, mis tähendab, et Peetrus ja tegelikult kui vaadata ka kirikuisasid, tähendab see kirikuisa kõlab nagu mingi uhke tiitlina, ma olen kirikuisa, aga niimoodi nimetatakse siis tegelikult esimeste kristlike sajandite koguduste juhte ja õpetlasi ja teoloogia, kes tegelikult on sõnastanud ja kirja pannud need ka meie teoloogilised alused. Sõltuvalt sellest, kas sa oled teoloogiat õppinud või mitte, sul on teoloogiline alus olemas. Sa oled midagi saanud ja see pärineb ammusest ajast. Siis juba varakristluse, või üks öelda, et judaismist on kristlased palju asju üle võtnud. Üks asi on see, et Jumala sõna õppimine. Õppida Jumala sõna, kuulata seda, õppida seda, arutleda selle üle. Ja olid siis selline asi, mis siiamaani on olemas, me nime katehees. Ehk siis sa õpid. Sa õpid, mis on Jumala sõna, sa õpid, mis on need asjad. See on ikka, justkui ikka koolipingis õppimine natukene. Me oleme selle alfa-kursus tegime, see on sarnane sellisele kateheesile. Sa kasutad oma mõistust ka, et sa oled ka läbi mõelnud, läbi mälunud need teemad ja sa oled valmis nende teemadega ka hiljem tegelema. Nii et see, millele Peetrus siis rõhutab, et on siis, et see vaimulik tarkus ei ole lihtsalt selline mingi tunnetus. Sest Paulus näiteks ütleb ju, et kõik, mida tunnetame, on poolik. 1. Korintuse 13. Kõik, mida me tunnetame, on poolik. Mõnikord meil jääb mulje, et kui keegi ütleb, et ma olen tunnetanud seda, et see on tõde. Ja see võib olla niimoodi, aga teistpidi ütleb, et see on ka poolik, mida sa oled tunnetanud. Ka Piibel ütleb niimoodi. Ehk siis, et selline ka läbi arutlemine, läbi mõtlemine, see kuulub ka kristlase elu juurde, see kuulub sellise vaimuliku kasvamise juurde. Ja Peetrus toob välja selle, et kui oluline on võimalikult alguses see vaimulik kurss paika saada. Sest mida kaugemale sa lähed, seda raskem on see hiljem tagasi korrigeerida. Põhjus, miks, kui vaadata nii Piiblit, Uut Testamenti, kust jookseb läbi see mõte, et kui oluline on kogudus. Kogudus siis mitte tõesti kui institutsioon, aga kui kogudus, kui vaimulik perekond. See on see õppimise, see on see kasvamise koht, mida Jumal on mõelnud. Ja siis läheb asi veelgi põnevaks. Korraga hakkab Peetrus rääkima elavatest kividest. Ja kui midagi on vähe elavat maailmas, siis selleks on kivid. Et sa võid muidugi endale koju võtta lemmikloomaks kivi. Mingis mõttes on nagu väga mugav lemmikloom. Sa võtad ta, sa võid paitada, silitada, talle nime anda. Ja ei ole veel olemas see kivide sööta, mida sa pead ostma ja raha kulutama näiteks palju, näiteks nagu kassidele ja koertele. Ja Peetrus räägib sellest, et mis ta ütleb, et
laske siis endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Nüüd ühelt poolt peab mõtlema, et samal ajal, kui Peetrus on sellest kirjutanud, on juutidel silme ees nende tempel, kividest ehitatud uhke hoone. Lähed sinna sisse, seal on kõik asjad paigas, seal on püha, seal on preestri teenistus, seal on õiged riided, tiirukid, ohverdamine, kõik selline värk käib seal. Ja nüüd Peetrus ütleb, et olge, laske ennast ehitada elavate kividena. Ja see on hoopis täiesti teine perspektiiv. Ja siin me teeme nüüd väikese, ma tean, kas te meeldib või mitte, aga ma teile valikut ei anna, sellise kerge kõrvale hüppe heebra keele kaunisse kõlasse. Ja nimelt see, Peetrus kasutab siin tegelikult sellist sõnamängu, mis heebra keele kõnelejatel oli arusaadav. Nimelt, kui ta räägib elavatest kividest, siis heebra keeles selline sõna nagu beit on maja või perekond. Ben, poeg, paat, tütar, eben, kivi, vanah, ehitas. Need on kõik sama tüvelised sõnad. Peetrus räägib, ta ei räägi mitte templist, aga ta räägib kogudusest. Kus on õed, vennad, kes on ehitatud justkui samast materjalist, kes elavad kodus. Ja kogudus kui kodu, see kontseptsioon oli täiesti teissugune. Täiesti ootamatu. Kogudus kui perekond. Ehk siis ongi kristliku koguduse, või peaks olema kristliku koguduse olemus ja tema nägu, tema tegelikkus, reaalsus. Perekond see tähendab, et on vastastikused suhted, mitte ühesuunalised suhted. Ja kui sa tahad teada, kas minu suhted minu õdede vendadega on vastastikused või ühesuunalised, on väga hea test, on koju kutsumise test. Kas sa tahad, et sind kutsutakse külla või kas sa kutsud ka ise külla? Hea test on selle peale. Kui ma tahan olla kutsutud, siis on see väga ühesuunaline suhe. Kui ma tahan, et mulle laenatakse raha, aga ma ise ei ole nõus raha laenama, siis on see väga ühesuunaline suhe. Kui ma, saate aru, ma olen küll analoogia ei pea siit rohkem tooma. See on vastastikused suhted, mõlemapoolne suhtlemine, liiklemine. See on hoolivus, et mul tegelikult läheb ka korda. Ja isegi kui mul emotsionaalselt ei lähe korda, võib ju mõnikord olla, et mõne inimesega mul ei ole emotsionaalselt lähedast sidet, ma ei ole ikka parim semu siin. Aga ma astun selle sammu, et ma huvitun inimesest. Kui ma tean, et on jama näiteks. Näiteks ma tean, et Michael on seljaga jama, siis ma võtan telefoni ja helistan talle või kirjutan Mirjamile, küsin, kuidas läheb. Isegi kui mul on võib-olla mõtted täiesti teise koha pealt sellel päeval. See on hoolivus. Jeesus mäe jutus ütleb, et väga lihtne on hoolida neid, kes on su sõbrad. Saata neile häid sõnumeid, teha ägedaid pidusüritusi, öelda mida iganes. See pole mitte midagi, kõik saavad seda. Paganadki teevad seda. Aga tema teeb sammu suurema sammu, ta ütleb, et aga armastage oma vaenlasi. Palvetage nende eest. Mis tasu te siis saate? Koguduses on see, et ma tegelikult elan seda välja. Et ma tegelikult astun neid samme ja see ei tulene minu tunde pealt, see ei tule minu intuitsiooni pealt, vaid see tuleb minu otsuse pealt, minu ratsionaalse otsuse pealt. Perekond tähendab, et on ühised tegevused. Et on asjad, mida me koos teeme. Et ma teeme mingeid asju, see ei tähenda, et kõik asju peab koos tegema. Päriselt ka, ma mitte kedagi ei oota teid minu juurde. Tulge palun, hakkame koos pesu pesema. Võtke enda pesuasjad kaasa ja võtame kõik ja siis kõik toovad oma pesu ja peseme koos pesu. See ei ole mitte see asi. See ei tähenda, et kõik asju peab alati koos tegema. Aga et me teeme ühiselt midagi. Perekond tähendab seda, et on sarnased väärtused. Tõesti, kogudus on veider seltskond inimesi. Kummaliste huvidega, veidrate taustadega, täitsa erineva hariduse ja majandusliku ja kultuurilise tasandiga.
ma arvan, meie seas on inimesi, kes ütlevad, et mulle tohutu meeldib filme vaadata ja mõned inimesed ütlevad, mulle filmidest täiesti ükskõik. On inimesi, kes ütlevad, et mulle meeldib raamatuid lugeda ja mõned ütlevad, mulle raamatust ükskõik. On inimesed, kes ütlevad, et mulle võimalikult palju mulle meeldib väljas söömas käia ja osad ütlevad, et mulle meeldib ainult kodus süüa. Ja mõned ütlevad, ma olen ekstravertsed ja ütlevad, ma olen introvertsed. No ongi, erinevad vanused ka oleme siin koos, et täiesti siuke asi. Kuid, et meil on olemas sarnased väärtused. Meid ühendab see sarnane väärtusruum, mis on oluline, mis on tähtis, mis on tõeliselt tähtis. See on kõige olulisem. Ja et see määratab ära tegelikult minu suhtumist muusse ellu. Et Jumal on kõige alus, et Jumal on tähtis, et Kristus on surnud minu eest. Aega, et me võtame aega teineteise jaoks. Et meil on jagatud toitu, mis on väga tähtis koguduse osa. See on, kuidas, nagu ma olen öelnud, rääkinud, aga see on kristliku koguduse üheks omapärasemaks toimikuks olid agaped. Agaped olid ühised söömajad. See kirjas siis Jakobus ütleb, et kui te teete oma ühiseid söömaaegu ja teile tuleb sinna rikas vend, siis te panete ta istuma kohe või kuldsõrmusega vend, te panete istuma kõige tähtsamale kohale. Siis ütleb, et niimoodi ei tohi olla koguduses. Et te teete või et kui keegi võtab kaasa, tal on võimalus võtta midagi väga toredat, väga maitsvat, väga rikast, väga luksuslikku toitu kaasa ja teisel on võib-olla pakk kõrsikuid ainult võtta kaasa, siis ärge tehke niimoodi, et see, kellel on see suur, tema istub oma suure liha, mingisuguse portsu ees sööb seda mingi tartarri või medium küpsetusastmega mingit veiseliha ja siis keegi sööb oma kõrsikud kõrval, võid jagage. See on see, milles väljendub need suhted, see perekond, see elavaks kiviks olemine, milles Peetrus siis räägib. See on kas või koos saunas käimine, siin muidugi jälle mehed, naised eraldi, või siis kui koos siis riietega ja peresuhetes on see veel eraldi, siis ka saate aru, ühiselt tehtud asjad. Ja siis Peetrus räägib siin ka pühast preesterkonnast ja ohvritest. Ja vaadake, vanasti kõik need ohvrid, mida te võid lugeda 3. Moosese raamatus näiteks või 2. Moosese raamatus, ohvritega oli see häda, et ohvrid olid valdavalt surnud, verised, tulega põletatud, rasvaga määritud, igasugused lihalikud maised asjad, mõnikord ka soolaga soolatud, kusjuures on huvitav asi, et soolaga tuli soolata näiteks neid teravilja, mida toodi ohvriks. Siis kirikus need ohvrid, mida me toome, on vaimsed. Need on elavad, nad on puhtad ja pühad ja Jumalale meelepärased. Niimoodi näiteks Heebra kirjas kirjeldatakse neid kui ka paremaid ohvreid. Mis siis on need ohvrid Uue Testamendi järgi, mida meie elavate kividena, olles meelt parandanud ja kasvavad kristlased, mida me siis saame Jumalale tuua? See on meie usk. Mida ma toongi Jumala ette, et ma Jumal usaldan sind, sellest ma eelmine pühapäev ka rääkisin. See on armastus. Armastus eelkõige Jumala vastu. Inimese vastu. Kristusesse. Et ma avalikult tunnistan, et ma olen kristlane. Ma päriselt, see ei ole mul probleem. See ei tähenda jällegi seda, et ma Port Arturi järjekorra sabas seisan seal selle iseteenduskassa juures ja siis räägin, et ma olen kristlane ja usun seda Kristust ja niimoodi. See ei ole see. Aga see on see, et ma ei peida seda, ma ei varja seda. Ja ma olen valmis seda tunnistama, et ma tõesti usun seda sellesse, sest Kristus on mind päästnud. On minu ohver Jumalale, et ma näitan, et ma annan oma elu terviku Jumalale. Ülistamine. Ma annan Jumalale oma kiituse. Annetamine. See, mida me paneme võrenduskarvi, annetamine.
ja selle kõrval on veel teine oluline asi, on panustamine. Et ma oma tegudega panustan tegevusse, mis ei too mulle otseselt mingit kasu. See võib olla läbi koguduse, see võib olla koguduse kõrval, aga et ma teen mingit asja, mille nimi on, nimetame üldsõnaga hea tegevus siis. Palvetamine. Kõnelen Jumalaga, et ma võtan selleks aega, et ma valmistan oma mõtted, et ma tähelepanu viin Jumalale. Laulmine. Ka siis, kui viisi ei pea. Laulan Jumalale. Üleüldse see kogu meie elu tervik. See on see, millest siis Peetrus räägib. Kui ta räägib, et mis iseloomustab kristlase elu. Et ühelt poolt hakkab see pihta justkui sellega, et sa pead justkui midagi maha panema. Aga selle kõige mõte on siis see, et meie kasv võiks olla pidev. Et meie usk väljenduks meie tegudeks. Et me elame meeleparandused, mis kasvatavad neid sügavusse ja meil on kutsumine Kristuse poole. See on meil kõigi ühine kutsumine. Võib-olla Jumal ei ole andnud sulle spetsiifilist kutsumist. Osadele Jumal annab spetsiifilise kutsumise. Et sa pead seda asja tegema. No, Kairi hakkas seda tüdrukut või naistele seda hommikusööke tegema. Siis kutsumus, konkreetne asi. Ma proovisin ka hakata enda juures naiste hommikusööki tegema. Peale Anna ei tulnud keegi kohale. Vaatasin, pole minu kutsumine. Anna sai nali. Anna ei teadnud, et ta ei olnud Ma pidin küsima, et Anna ei teadnud. No, keegi tuleb kohale. Ütleb niimoodi. Ma ei kuulutanud välja ka. Ja, saate aru, et mõnikord me tahame, et mul spetsiifiline kutsumine, aga meil kõigil on ühine kutsumine olla tegelikult Kristuse järgi. Ja kui Jumal mingi pärast otsustab sind koormata väga spetsiifilise kutsumisega, siis see päriselt enamasti see, ühelt poolt see on tore asi, ja sellega see on ka koorem. Seal on, sa loobud ajas, sa loobud rahast, sa loobud paljudest asjadest, sa pead panema kõrvale. Et see on asi, mida Jumal sulle saab anda. Mina ei anna sulle mingit kutsumust. Kui sa tuled minu käest, et anna mulle kutsumus, siis ma ei saa. Ma võin sulle leida mingi põneva tegevuse koguduses, aga ma ei tea, kas see on sinu kutsumus seetõttu. Oleme siis need või laseme ennast ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks, perekonnaks, vaimulikuks perekonnaks ja mitte siis sellega, et ma kogu aeg vaatan, et millal siis teised hakkavad selleks perekonnaks muutuma. Noh, millal te olete see perekond? Millal te hoolite minust? Millal te näitate, et te armastate mind? Millal te annate mulle midagi? Millal te mind kutsute endale külla ja süüa pakute? Olen ju õde või vend siin, karmas äge. Kui sa niimoodi oled, siis sa tegelikult ei ole perekonnas. Kui sa teed vastupidi, ütled, kuule, tuleb täna külla, lähme välja. Ma tahan sugu juttu rääkida. Kuidas sinul läheb? Teeks täna niimoodi, et sina räägid ja mina kuulan. Ja sina räägi. Oled sa suutnud niimoodi vestlust pidada? Ei. Näiteks. Olen aus. Et see perekonna mõõde, mis on tegelikult ja mida ma usun, mida me oleme uskunud enda koguduse kohta, mida me tegelikult võib-olla igatseme, et ma kuulun perekonda. See on see, millest Peetrus räägib. Aamen. Tõuseme püsti, tee palve ja meil on täna ka leivamurdmine.